Tere hommikust, taas on eetris Keskhommik, täna on stuudios Manuela Pihlap ja Lauri Laats, mina saatejuhina Janek Mägi. Ja nädalavahetusel olid nii Reformierakonnas kui ka Eesti 200 juhi valimised. Eesti 200 juhi valimised olid natukene huvitavamad, sest seal oli vähemalt 2 kandidaati, aga Reformierakonnas kinnitati Kaja Kallas ametisse tagasi. Ja meedia võttis väga suure küsimusena üles selle, et Kaja Kallas ei saanudki kõigi hääletajate toetust, 38% teda justkui ei toetanud. Manuela, kuidas siis sulle see asi paistis? No tegelikult tuleb korrata juba välja öeldud, et Kaja Kallase tagasivalimine toimus talle endale üllatuslikult väga väikese häälte arvuga. Aga kui me vaatame, siis tegelikult 2/3 oli neid, kes ikkagi jätkuvalt toetavad Kaja Kallast, on tema selja taga, ehk nad on rahul selle poliitikaga, mida täna meie valitsus vajab. Ehk täna sellest 2/3 on saanud kaasvastutajad, kaasvastutajad selle poliitika eest, aga võib-olla vähem on räägitud Kaja Kallase kõnest. Ja mida ta ütles kongressil? See oli üks lause, mis paljudele jäi hinge, et jõuluvana ei ole tegelikult olemas. Et see võib olla vähetähenduslik, aga tegelikult on see sümptom. Ja see on Andrus Ansip lükkas ju selle kohe ümber, et ma ei tea, kas sa panid tähele, aga ETV loomulikult seda küsis tema käest ja Andrus Ansip, endine peaminister, pikaajaline, ütles, et jõuluvana on olemas. Ja ma ütlen sulle juurde, on olemas, aga Kaja Kallas ei tea, ta tuleb ainult headele. Aga see on tegelikult sümptom, kas inimene tajub kohasust. Ja see ei ole esimene kord, kui me peaministri puhul näeme, et see kohasuse taju on puudu. Tundub, et võib-olla seal kõne tegi selline noorem nõunik, kes ei olnud väga kogenud, et me ei usu, et üks ema läheb pulti ja ütleb kõva häälega, et jõuluvana ei ole olemas. Et meil on selliseid traditsioone, mis meie ühiskonda koos hoiavad vähe ja jõulud on üks nendest. No Keskhommikus me igal juhul usume, et jõuluvana on olemas ja kõigile raadiokuulajatele see raudselt ta tuleb, selles ei ole üldse küsimust, aga Lauri, kuidas sulle paistsid Eesti 200 valimised, et siin meedias arutatakse, et kes on Eesti poliitikamaastiku kõige suuremad kaotajad erakonnadena. Kas Eesti 200 on kaotanud kõik need krediidid, mis talle valimistel anti? No mis võttu Eesti 200, siis ma meenutada võib-olla oma 6 aega tagasi siin samas saates ju ka ütlesin, et tegelikult Margus Tsahkna nagu valmistub nii-öelda esimeheks tulemiseks ja minust avalöögi ta andiski Riigikogus, kus ta siis pidas ka päris pika kõne, kus olid ka kogu see välisdiplomaatiline korpus kutsutud. Ja see oli nagu esimene signaal, rünnak ja nüüd on siis ka tulemus käes ja Margus Tsahknast saigi erakonna esimees. Vaadata, mis siis üleüldiselt, kuidas see on vastu võetud, et ma saan aru, et ka erakonnad sees on üpriski selline pahameel olemas ja ka me teame, et vähemalt üks tuntud erakonna nägu on juba tagasi astunud või välja astunud erakonnas, me räägime Joakimist Heleniusest ja ma olen kuulnud ka tavaliikmete seas kindlasti ei ole nagu see nii-öelda kõige paremad meeleolud. Aga vaadata, et kas Margus suudab ka uusi tuuli sisse tuua, eks aeg näitab, aga pigem mitte, sellepärast, et kui üleüldiselt vaadata kogu seda nii-öelda nende poliitideoloogiat, siis tegelikult ega väga suurt poliitideoloogiat nendel ei ole. Ja kui me ka nii-öelda Riigikogus püüame poliitdiskussiooni avada, ega sealt midagi paremat vastused ei tule kui punkt 1. Jah, nendel on pikem vaade, tuleb mõelda ette, aga mis me siis vahepeal teeme, aga mis siis kokkuvõttes see vaade on, sellele vastust ei ole. Ja punkt 2, nad ikkagi nii nagu ka juba valimiseelses perioodis, kui me räägime kevadest, kogu aeg on ju tegelikult kiitnud takka Reformierakonna poliitikad. Ehk siis tegelikult Eesti 200 on Reformierakonna käepikendus. Eesti sellises suures pildis on
ainult üks erakond, kes on oma toetust tõsiselt suutnud kasvatada, see on Isamaa. Isamaast on ka tegelikult väga palju juttu olnud. Kas on nii, et kõik need Reformierakonna ja Eesti 200 toetajad on nüüd kolinud Isamaa taha, kes nüüd enam ei toeta, et nende reiting on väga palju langenud. Kuidas teile tundub? Eks nii ja naa, et selles mõttes, et on ju näha, et kui kuskilt on nagu ära võetud, siis kuskil on juurde pantud või siis juurde tulnud, on ju. Ja ma arvan, et Isamaa on hetkel saanud ju erinevatest erakondadest valijaid endale. Aga samas tuleb ka ju ka tõdeda, et kui vaadata kogu sellist poliitiku maastikku on ju ja erakondi, siis ju tegelikult igas erakonnas on ju mingisugused probleemid sees on ju. Ehk sisevõitlus käib, kuskil on juba sisevõitlus lõppend, aga on üleminekuperiood. Kui me vaatame Reformierakonna üleüldist poliitikat, vaadates ka seda kongressi tulemust 38% tegelikult ka erakonna liikmetest, kes oli esindatud siis kongressil, ei meeldi see suund, mis on Kaja Kallas võtnud, rääkimata siis juba valijatest ka ju on päris suur hulk valijatest on ju praegu kuskile mujale koondunud. Aga see loomulikult ju ei tähenda seda, et kui mingisugune nii-öelda seis siis Riigikogus suuresti on muutunud, et need on ju puhtalt sellised ju arvud ehk siis uuringud, küsitlused, aga seda hoida on kindlasti väga raske ja siin 2 aasta jooksul, mis puudutab nüüd järgmise kohalike valimisteni, sinna on 2 aastat, väga-väga palju võib muutuda. Tegelikult me näeme seda igapäevaselt, kuidas ju olukord muutub poliitmaastikul. Ja see edu on õhkõrn ja üks, mis seda kindlasti muudab, on väliskeskkond, aga ma arvan, esimene tõetund Isamaa liidul tuleb ikkagi siseküsimuste lahendamisel, et juba täna nende Isamaa liitlaste rahulolematus, kes on aastaid olnud selles erakonnas ju kasvab, tuleb kogu aeg igasuguseid võõraid juurde, lubatakse neile häid ametikohti ja need omad, kes on olnud, need hakkavad ilma jääma, et see on selline tavaline partei raskuskeset, kus sa pead vaatama, et kuidas seda organisatsiooni hoida koos. Ega isegi suurde erakonda mahub suuri isiksusi päris vähe, sest peaministri kohta on ainult üks, Riigikokku üle 37 koha praegusel hetkel pole ammu keegi saanud, Koonderakond ja Maarahva ühendus kunagi see 42 kohta, see on vist absoluutne rekord, aga seal oli küll nagu liitpartei. Aga tuleme siit päevapoliitika juurde ja tuleme nende usaldusääletuste juurde, mis Riigikogus on nüüd kohe tulemas. Manuela, kuidas sulle tundub, kas hooldereform on selline teema, mille pärast Riigikogu peaks hindama, kas valitsus üldse sobib ametisse või mitte? Absoluutselt ja tegelikult iga eelnõuga tuleb vaadata, kas see valitsus sobib või ei sobi, aga kui me vaatame hooldereformi, vaatame täna seda, kuidas üleüldse vaesus kasvab ühiskonnas, siis need on need teemad, mis peaksid olema Riigikogus arutusel ja see ongi demokraatia küsimus, et see, kui me paneme eelnõud ühte patta ja teeme usaldusääletuse, siis lõpuks tekib küsimus üldse, et aga milleks see rahvas selle Riigikogu sinna valid? Lauri, kas seda opositsiooni on üldse siis vaja, et võib-olla tegelikult te võiksite olla lihtsalt kodus ja võtta raha vastu, sest ühtegi parandusettepanekut teha ei saa, valitsus on kõik ära otsustanud või kuidas sulle tundub? Või veelgi parem, et kehtestame siis vaikiv ajastu, on ju. Et eks loomulikult opositsiooni on igal juhul ju vaja, et siin ei ole küsimust, et ükskord opositsioonis saab jällegi nii-öelda koalitsiooni ja vastupidi, eks selline nii-öelda poliitmaastikul see ju nii-öelda käekäik on. Aga mis puudutab seda hooldusreformi, võib-olla see on liigagi suur teema, oluline teema ja selge on see, et rahvast on ju petetud sellega. Aga ja tõenäoliselt praegune koalitsioon lihtsalt ei julgenudki seda arutelu alla tuua ja tehaksegi kiiresti usaldushääletusega. Aga nii nagu sa ka ju mainisid, et neid usaldusküsimusi tuleb ju see aasta veel päris palju, et 7 on juba Riigikogus, me teame, et veel 5 on ka veel tulekul ja kokku siis 13, aga võtame väga lihtsa sellise nii-öelda teema. Meil ka majanduskomisjonis käis läbi, et kuidas siis
veoautodele kehtestada täiendav maks, ehk siis ettevõtjad võiks nagu rohkem hakata maksma ja tegelikult kogu see nii-öelda seaduse muudatus on kuskil 7 miljoni siis suurune, ehk siis Eesti riik tahab ettevõtjatelt rohkem saada 7 miljoni võrra rohkem makse. Ja ka see seaduseelnõu annaks usalduse hääletusele, isegi nendes küsimustes, mis nii-öelda võib-olla sellises globaalsemas ja suuremal määral, kui me räägime kogu Eesti riigi eelarvest, on nagu väike osa, isegi sellised küsimused pannakse usalduse hääletuse alla. President Alar Karis viitas ka, et see pole päris kohane, et selliseid nii-öelda arutelu väärivaid küsimusi pannakse usalduse hääletusele ja ainuke eesmärk on seda arutelu siis vältida. Eks meil on praegu siis demokraatia kriis või on meil lihtsalt niivõrd ebameeldiv opositsioon, et valitsus ei saa normaalselt oma tööd teha? Mitte opositsioon ei ole ebameeldiv, et me oleme lihtsalt tegelikult olukorras, valitsuse poolt vaadates, kus me ei saa ühtegi teist valitsust ilma Reformierakonnata teha oma 30 mitu kohta siis? Nüüd on 38 koos 38 kohta, mis nad on võtnud, sellega nad on kinnitanud end valitsusse, ilma nendeta ei saa teha. Aga kuidas nad said sinna? Valedega. Valimistel öeldi, tõstame õpetajate palka, maksud ei tõuse ja sellega nad said sellise koha ja täna mitte ühtegi muud valitsust me teha ei saa, ainult kui erakorralised valimised. Ja minust on kogu selle nii-öelda koalitsiooni puhul on seda ülbust ja arrogantsust tunda, et ja pigem ikkagi seda on tunda Reformierakonna nii-öelda esimehe poolt, eks peaministri poolt ja kui nüüd nii-öelda ajalugu meenutada, siis just see ülbus ja arrogantsus ju saatis ka nad pingile, ehk siis opositsiooni. Ja kui niimoodi edaspidi ka jätkatakse, siis ajalool on ju komme korduda ja ma arvan, nii juhtubki jälle. Millal see juhtub, et mida varem, seda parem. No, siin on väike vastuolu, et Manuela ütleb, et midagi teha ei saa, sa ütled, et see juhtub varem, mida varem, seda parem. Kas te peate tõenäoliseks, et enne seda 3,5 aastat ka Riigikogu tasemel võib mingisuguseid muutusi toimuda? Riigikogu tasemel kindlasti muutused toimuvad ja ega Margus Tsahkna tulekuga võib nii mõnigi asi muutuda. See on üks pool. Ja teine pool, kuidas sotsiaaldemokraadid ennast näitavad, kas nad ikkagi leiavad ennast või mitte. Sellepärast praegu vaadata nende nii-öelda ideoloogiat, maailmavaadet, siis nad teevad ju risti vastupidist koalitsioonis. Ehk siis nad on kogu oma nii-öelda valimisplatvormi viskanud põhimõtteliselt prügikasti. Ja on selle mantraga läinud kaasa, mida siis Reformierakond peale surunud. Ja ma arvan, et seal on see pool on ja kui nüüd räägime jällegi Isamaast, kes on praegu populaarsust ju tõstnud, siis ega seda näeb ju selgelt ka Reformierakond. Ja tavaliselt ikkagi vaadates Reformierakonna sellist mustrit, siis mingi hetk nad teevad siis ka koalitsioonis partnerite muudatuse ja ma arvan, et Isamaal on nii-öelda perspektiivi koalitsiooni kindlasti saada. Mis tähendab omakorda kindlasti populaarsuse langust ja siis on juba hoopis teistmoodi üles ehitatud see poliitiline maastik ja seis. Aga täna on Isamaal valitsusse minnes väga keeruline, kas siis automaks jääb ära, kas suurperede toetus ikkagi tuleb, kas selleks ikkagi leitakse raha ja kui need lubadused ei lähe valitsuses, ei saa koalitsioonilepingusse neid ellu viida, siis Isamaa reiting kukub täpselt sinna, kus ta enne oli. No Urmas Reinsalu on öelnud, kas ta läheb valitsusse või mitte, selge ei. Vaatame, mis toob elu. Ma tean, et te tahate kohe öelda, et poliitika on väga-väga muutuste rohkem. Ma võin vastus öelda, ta ütleb tegelikult mõne aja pärast seda, et ma ütlesin, ma ei lähe Kaja Kallase valitsusse, aga kui see Reformierakonna on teine esimees, siis ta juba võib ma olen nõus ja suure tõenäosusega järgmine aasta see juhtub igal juhul, vahetub nii esimees kui ka peaminister. Lihtsalt poliitiline loogikaga seda täna ütleb, kuna on ees Europarlamendi valimised. Aga tuleme siit tavaliste Eesti Vabariigi kodanike juurde ja enne saadet, kui me arutasime, et mida täna võiks rääkida,
siis Lauri, sa mainisid, et üks väga valus koht on vaesuse kasv. Mida see tegelikult tähendab ja mida me saaksime teha, et Eestis sellist vaesust ei ole? No esiteks loomulikult, et häirekirjad peaksid juba ammu helisema, et meil oma 10 päeva tagasi tulid ju nii-öelda uued arvud välja, et statistika ei valeta tavaliselt. Ja meil on Eestis tulnud juurde eelmise aastal 30 000 vaest inimest. Kui me vaatame 21. aastat, siis neid oli 18 000, nüüd on 48 000. Ehk siis tegelikult ju kasv oli 2,5-kordne. Ja vaadates neid otsuseid, mis on tehtud see aasta ja ka nii-öelda tulevikku ja seda olukorda, kus me praegu oleme, ehk siis majanduslanguses, siis peab kurastuseks ütlema, et olukord kindlasti järgmine aasta ei muutu paremuse poole, vaid vastupidi. Aga mis see nagu reaalselt tähendab, meil on 48 000 inimest, kes igapäevaselt ei suuda hakkama saada. Ei suuda endale süüa osta, ei suuda rääkimata riietest ja ka nii-öelda katuse pea kohal tagamist, et need on need inimesed. Miks see nii on? Kes on süüdi? Ma tahaks teada kohe, et kes on selle olukorra tekitanud? Jaa, aga ma arvan, et kogu nii-öelda praegune ka üleüldine selline suund ja valitsemine, minust keegi neid inimesi nagu ei suuda nagu, üks asi mitte isegi kõnetada, aga võib-olla ei ole nagu nii-öelda suunda selles osas, et peaks nagu tegelikult ju kõiki inimesi aitama. Et selge on see, et ühiskonnas on grupid, kes saavad ise hakkama, aga on ka väga suur hulk inimesi, kes ei saa ise hakkama. Ja tegelikult siin ongi see koht, kus peab ju riik tulema appi. Üks pool on see absoluutses vaesus elavate inimeste arv, aga teine pool, mis on ka ju hästi suur, meil on suhtelises vaesus elavate inimeste arv, neid on 303 000. 303 000 ja 303 000 on need inimesed, kes saavad kuus sissetulekut 700 euro piires. 700 see on peaaegu Tallinna linnajagu inimesi, et ütleme poole Tallinna linnajagu inimesi. See on hästi suur hulk inimesi ja kui me vaatame, kus siis tegelikult seda vaesust kõige rohkem on, et maapiirkonnad. See on jällegi regionaalpoliitika, puudulik regionaalpoliitika. Ja võib-olla ka otsused, kus ei ole tervik lähenemist, et ma pean ikkagi tulema siia automaksu juurde tagasi, et tehakse üksikotsus. Nüüd tuleb automaks, mõtlemata, analüüsimata, kuidas see tervet Eestit puudutab, et kui me vaatame, kus on vaesus kõige suurem, siis vaesus on kõige suurem maapiirkondades ja vaesus on suur seal, kus on madalama haridustasemega inimesed. Ja mida me siis teeme? Need inimesed, kes elavad maapiirkondades, neile me paneme täiendava maksu, sest maal enam inimene sõltub autos 2 korda rohkem kui linnas elav inimene. See on tal vahend, mis ainus vahend, millega ta saab tööle minna. Nüüd ta kaotab võib-olla ka selle võimaluse. Ja jalgratas on see põhiline. Just maal eriti selle kevadise puriga sa ei saa ka väikese autoga seal sõita ja talvel lumega. Ja teine asi, me tasuta bussisõit. Me kaotame ära tasuta bussisõidu, mis oli sellistele inimestele eluliselt oluline. Keskmine Lõuna-Eesti inimene hoidis kokku aastas 700 eurot. Ja nüüd tuleb uuesti siis tasuline bussisõit ja põhjendusega, et me tahame, et inimesed rohkem sõitaksid bussiga. Kas te olete kunagi näinud, et kui maksu tõstetakse, siis inimene hakkab seda teenust nagu rohkem kasutama? Nad arvestavad sellega, et automaks tuleb niivõrd suur, et igal juhul peaksid inimesed bussi peale. Nüüd on tegelikult olukordel eriti kurioosne, et bussiga enam sõita ei jõua, raha on otsas, autoga ka ei jõua, eks ole, see on ka raha otsas. Nüüd jääks veel üle, teed ka üles künda. Just, aga võib-olla see ongi regionaalpoliitika Reformierakonna nii-öelda mõttes, et jätame need inimesed, kus nad on, et jumala eest nad sealt ära ei liigus. Jüri Mõis kunagi ütles, et ükski Hansapanga klient Otepääst kaugemale ei lähe, et seda Eestit ei ole vaja, aga see oli loomulikult kujund ja tervitused Jüri Mõisale, kes on väga laheda mõtlemisviisiga, aga kas on niimoodi, et kui nüüd Keskerakond tuleb võimule, et siis tasuta ühistransport taastatakse? Absoluutselt. Tallinnas see veel ju püsib ja tasuta bussisõit on olnud Keskerakonna üks põhilisi lubadusi. Meil küll täna minister Madis Kallas räägib, et
et ega tasuta bussisõidust pole kasu, et on vaja liine, mis tagaksid ühes sihtkohast teise sõitmise võimalikult otse ehk paremaid liine. Ma küsin, miks te neid siis ei ole neid toimivaid liine teinud? See on uskumatu, et kui lihtsaid valimislubadusi praegune valitsus konkurentidele kätte toimetab, taastame tasuta ühistranspordi, kaotame automaksu, no seda vist ei ole vaja öelda, et taastame maksuküüru, aga no võib-olla võiks ka seda, kui me tõlgime selle ümber astmeliseks tulumaksuks, mõistlikuks astmeliseks tulumaksuks. Ja, et eks neid loosungid ju erinevaid ju välja käia aga siin on nagu probleem ju selles, et kui me oleme võtnud nagu eesmärgi, rohe-eesmärgi, ja vähendada siis CO2 siis väljaheited, siis ei ole seda võimalik ju teha samal ajal ehk kehtestades automaksu ja siis pannes kinni siis tasuta ühistransporti. Et selgelt peame ju midagi soodustama. Ja kui me oleme valinud selle rohetee, siis kindlasti peaksime soodustama seda, et vähemalt ühistransport Eestis oleks nagu tasuta. Ja sinna tuleks panustada ja võib-olla ongi see koht, kus me ütlemegi, et tõesti, teil on väga hea ühistransport, on see siis rong, on see siis maakondlikud liinid, linnaliinid, üleüldiselt bussiliiklus, et see peab olema hästi soodne või siis ongi tasuta, see on alternatiiv ja siis tõesti, et võib-olla automaksu puhul peamegi mõtlema teistmoodi, et seal piirkondades, kus seda autot selgelt ei ole vaja, võib-olla peabki nagu kehtima mingi automaks. Aga praegune nii-öelda olukord, kus nii-öelda siit võetakse ära ja sealt inimestelt võetakse nende maksude positiivset alternatiivi nagu ei ole. Aga samas jõudes nende maksude juurde tagasi ja nende nii-öelda mõtete ja lubaduste juurde, siis jõudes jällegi selle teema juurde, et absoluutne suhteline vaesus, et kui kokku on ju neid inimesi üle 350 000, kes igapäevaselt ju tunnevad millegist puudust, eelkõige toidust, siis see käibemaksu erisus, mis kehtib ju valdavalt Euroopas, kus siis toiduainetele kehtibki tunduvalt väiksem käibemaksumäär, mida ka Keskerakond on selgelt välja pakkunud ka oma valimisplatvormis ja oleks me praegu valitsuses, kes kindlasti oleks juba hoopis teised käibemaksumäärud toiduainetele, siis see on kindlasti see suund, mida uus valitsus, ja ma loodan, et Keskerakond on kindlasti selle osa, kes peab seda ka rakendama. Selle 350 000 inimest ootavad seda. Selgelt, see on nende vajadus. See on reaalselt nende vajadus, et kuidagi saaks paremini hakkama elus. Aga siit üks teema on veel, mida me kindlasti tahaks täna käsitleda. 22 000 inimest töötavad Eestis õpetajana ja streik on tulemas. Valitsus ei ole õpetajate palgatõusu jaoks raha leidnud. No õpetajad ei kuulu selle 350 000 inimese hulka, aga kas meil on siis tegelikult see probleem ja nagu nii rahandusminister kui ka peaminister on öelnud, et raha ei ole, et kuidas seda siis lahendada? Ma alustaksid lõpust, et raha ei ole. See on väga huvitav lause, meie peaminister Kaja Kallas ütles tegelikult, et selle eelarvega on täiesti jama. Et valimistel ta lubas õpetajatele palgatõusu, kõik parteid lubasid ja õpetajatel on täiesti õigustatud nõudagi kõrgemat palka. Aga kuidas me oleme nüüd jõudnud riigi eelarvega jamasse, kui täpselt aasta 1 kuu tagasi lahkus rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus ametisse ja ütles, et ta lahkub rahuliku südamega, sest riigi eelarvega on kõik väga hästi. Nüüd üks valetab. Mõlemad vastused ei saa olla tõesed. Aga kas valetab Keit Pentus-Rosimannus valetas või Kaja Kallas? No kõik sõltub ka hetkest, et vaata mõnikord on niimoodi, et sa tead küll, et talv tuleb ja teed lähevad libedaks ja nii edasi, aga kuna täna näiteks on oktoobri lõpp, sul on suvekummid all, aga täna veel ei ole midagi, võib-olla see on homme ja ma arvan, et see on natukene umbes selline loogika, aga mida siis ikkagi teha tuleks, mida teie õpetajatele ütlete? Et mis see soovitus on? Kindlasti streikida ja enda seista. Minul on ka seda mõnes mõttes ka lihtne öelda, et ma olen ise
peres kasvanud, kus üks vanem oli õpetaja, praegu on pensionil, ma räägin enda emast, ja mina selgelt ju nägin kõiki neid öid, kuidas üks inimene istus laua taga ja parandas töid ja valmistas ette ennast järgmiseks päevaks ja niimoodi nii-öelda aastast aastast. Et see ju lihtne töö ei ole ja et me peame endale nagu selgeks tegema ühe tõsiasja. Kõik algab haridusest. Kõik algab haridusest. Majanduse käekäik algab samuti haridusest. Kui meil on raha puudus, järelikult on meil kuskil haridussüsteemis auk sees, kuskil midagi lonkab. Me peame selgelt panustama haridusse, me peame selgelt panustama õpetajatesse, kes tänu sellele oma tööle tagabki meile helgema tuleviku. Ja nii lihtne see ongi. Mina võin öelda, et mina olen 4. põlve õpetaja. Ja nii nagu Lauri ütleski, üks on see töötasu ja teine on see töökoormus. Õpetaja ametikoht ei luba sul selle ameti kõrvalt mingit muud tööd teha, et lisaraha teenida, sest tegelikult parandad sa kõik nädalavahetused ka kontrolltöid. Aga nagu ma ütlesin, kõik parteid lubasid õpetajate palgatõusu ja see on neil ja täna on õpetajatel õigus seda nõuda. Ainult piinlik on see, et me iga aasta räägime sellest õpetajate palgatõusust, et tegelikult peaks olema see ühiskondlik kokkulepe. Ja me lepime kokku, me tõstamegi ja tõstame kohe päris korralikult õpetajate töötasu, mis siis hakkaks ka juhtuma. Hakkab juhtuma, et need õpetajad, kes täna ei ole, kes töötavad kuskil mujal, ülikoolides, teadlastena hakkaksid tulema kooli ja see kvaliteet muutuks koolides ka kardinaalselt. Ja me ei peaks otsima neid õpetajaid, vaid nad oleks meil olemas ja me saaks teha isegi konkursse õpetajaameti kohale. Võib-olla see sarnabki ühiskondliku kokkuleppe, mis puudub kaitsekulutusi. Me ju tõstsime 1 SKP% võrra, selge on see, et see on tekitanud riigieelarves kulude poolel 500 000 nii-öelda kulu poole, aga me oleme aktsepteerinud seda. Me oleme selgelt nii-öelda seadnud prioriteediks selle, siin keegi rohkem ei vaidle ja ei tohigi vaielda ja täpselt samamoodi tegelikult me peaksime endale panema paika õpetajate palgad ja see ongi prioriteet ja see peabki niimoodi minema, aga selles mõttes, et tänu selle prioriteedile siis me kindlasti paneme ka paika juba tuleviku suunad ja mis puudub üleüldist haridussüsteemis, loomulikult ka seal tuleb nii-öelda aru saada, et kuhu me tahame liikuda, kes on need noored, mis ala nad lõpetavad ja kui palju meil ühte või teist või kolmandat ala üldse on vaja ja sealt juba läheb majandusse kogu see edasi see küsimus. Aga mul on teile selline küsimus, et rahandusminister suunas vaatama haridusministeeriumi sisse ja ma ei taha olla üldse irooniline ega sarkastiline ega midagi sellist, aga ma tõsiselt küsin, et kas te näete, et oleks vaja reformida ka mingil määral seda haridussüsteemi, kas seal on sees ka ebaefektiivsust? Et me näeme siin neid väikeseid koole, kus õpetajaid on ajakirjanduse poolt valguse peale lastud nagu sama palju kui õpilasi või isegi rohkem. Kas te näete seda vajadust või on probleem selles, et tegelikult regionaalpoliitilistel eesmärkidel meil tulebki seda kõike natuke teistmoodi vaadata? Tegelikult see ütlemine oli väga naljakast. Rahandusminister ütleb, et kuskil on raha küll, aga siis tuleb peaminister ütleb, et mitte kuskil ei ole seda raha, et küsimus on ikkagi raha puuduses ja see raha õpetajate palgatõusuks tuleb leida ja tuleb leida ka terviklik lahendus, nii nagu me Lauriga rääkisime. Lauri, kas kas haridusministeeriumis on siis selline seif, mis on paksult raha täis ja mille võiks ümber jagada? Kuna ma esmaspäeval osalesin ka erikomisjoni töös, siis ka see teema käis meilt läbi. Ja tegelikult seal rahandusminister ka selgitas, mis oli selle tema ütlemise taga. Ja tema eelkõige vihjas sellele, et on olemas nii-öelda eurorahad, investeeringud, mis on alakasutatud. Ja need ei ole need administratiivressurss, ehk siis, mis läheks palkadeks, see on nagu see pool. Aga kui jällegi jõuame sinna regionaalpoliitika juurde tagasi, loomulikult maakohtades peavad koolid säilima. Selle eest tuleb hoolt kanda, nii kui me ikkagi sellise keskuse võtame ära nagu kool.
noh, ega seal nagu tulevikus ole maakohal. Auto võtame kaare ja bussi ka. Jah, auto, no ma räägin, et regionaalpoliitika ma saan aru, et metsa jätame. Võib-olla metsa võtame ka ära, et aga selle nii-öelda valitsuse nii-öelda regionaalpoliitika võib-olla ongi see, et teeme inimeste elu võimalikult ebamugavaks, et nad ei saaks sealt maakohast üldse kuskile liikuda, võib-olla ongi jäävadki sinna ja ei olegi rohkem probleemi. Ma lisan ja järgnevatel aastatel võeti eelarvest ära ka teede rahastus ehk kõvakatte alla viimise rea peal 0, nii et ei ole autot, ei ole bussi, ei ole teed, kooli ka. Kohutav, sellise positiivse mõttega me tänase saate lõpetame. Täna olid stuudios Lauri Laats, Manuela Pihlap, mina saatejuhina Janek Mägi, Keskhommik on eetris jälle nädala pärast.